Tervist! Täna seletaksin lihtsamas keeles lahti, kuidas muutub heli kvaliteet erinevatesse formaatidesse konverteerides ja mis vahe on nendel helifailide formaatidel, mis meie käest iga päev läbi käivad. Miks ma selle täna lahti mõtlesin seletada, on nimelt asjaolu, et tihtipeale, kui ma näiteks käin DJ-na mõnel üritusel muusikat mängimas, siis seal üritusel on tihti mingisugune kava ja kavas on siis kas sees laulmine, kellegi mingisugune esitlus või mingisugune tants. Ja tihtipeale saadetakse või tuuakse mulle mingisugused helifailid, need on näiteks kuskil mälupulga peal või saadetakse mulle Dropboxi link. Mõningatel juhtudel on mulle ka saadetud lihtsalt lugude nimekiri ja öeldud, et tõmba ise. Selge, eks ma siis olen ise ka neid variante enda äranägemise järgi kusagilt iTunesist näiteks ka ostnud. Nii, ma seletaks lahti, mis vahe nendel heliformaatidel on, mis meie käest iga päev läbi käivad ja milline neist on kõige parem ja kuidas üldse nendega ringi käia. Nimelt, heliformaadid on siis täna levinud formaadid on WAV, WAV-formaat, MP3, MP4 või siis ka AAC ja lisaks ka AIFF. WAV-fail ja AIFF-fail on nii-öelda kompresseerimata ehk kokku surumata heliformaadid, mis tähendab seda, et see on kõige suurem formaat, see võtab kõige rohkem ruumi kõvaketta peal, selle kopeerimine on kõige aeglasem, aga selle failiga on see hea pluss, et seda mängivad peaaegu kõik programmid ja sellega on üldiselt kõige vähem probleeme. WAV-fail aga on tihti raske kaasas kanda, kuna ta on suur, selle kopeerimine võtab aega ja siis inimesed tihti kompresseerivad selle mõneks väiksemaks failiks kokku ära, näiteks MP3-ks. MP3-ga on selline lugu, et MP3 saab olla mitmes erinevas kokkupakkimise astmes. Ehk siis mida rohkem sa faili kokku surud, seda väiksemaks ta muutub. Täna kõige enam levinud MP3 internetis on MP3, mille siis bitrate või siis kvaliteet on 320 kilobitti. See on sellises formaadis fail, mida saab täna igasugustest muusikapoodidest, DJ-poolidest ja nii edasi. Aga kui me vaatame nüüd neid spektrogramme siin ekraani peal, siis esimene spektrogramm, mida te siin näete, on WAV-faili oma, AIFF-i oma on väga sarnane. Nagu te näete, siis siin kõrval on kilohertsid ja siis on lisaks näha ka selle muusika spektrogramm, kus siis on näha, kui kaugele heli nii-öelda küündib. WAV-faili spektrogrammil on näha, et siin on esindatud sagedused väga madalatest kuni väga kõrgeteni välja, ehk siis siin ütleme alates 1-2 tuhandest hertsist kuni 22-23 kilohertsini välja, isegi kaugemale kui inimkõrv ulatub. See on siis kõige kõrgem kvaliteet, see on kõige puhtam heli, siin on nii-öelda kõik elemendid sees, mis stuudios selle laulu produtseerimise käigus loodud on. Nüüd aga, kui seda faili kokku pressida, näiteks teha sellest MP3, siis siit juba kaob mõningaid asju ära, sellepärast et kogu see informatsioon enam ei mahu nii-öelda sellesse pakki nii-öelda ära. Ehk siis kui nüüd vaatame 320 faili, 320 kilobitise MP3 faili spektrogrammi, siis siit on otsast juba paar kilohertsi kaduma läinud. Ja siin on näha, et 320 kilobitise lagi on juba kusagil siin 20 kilohertsi ringis. Mis vahe nüüd sellel 320 kilobitisel ja MP3-l ja WAV-failil siis õigupoolest on? Ega siin tavakuulaja jaoks suurt vahet ausalt öeldes ei olegi. Ütleme, kui selline keskmine helivõimendus või siis tavaline kodune muusikasüsteem, siis seal tüüpiliselt inimkõrv mingit erinevust ei kuule ja kõik on hästi. Aga kui ütleme mängida
neid kahte heli või seda 320 kilobitist või siis seda kokku pakkimata WAV-faili mõnes väga-väga suures helisüsteemis, siis seal võib juba vahe tunda olla. Just selles mõttes, et ühes on kõrged helid kuulda, teises enam kõrgeid helisid nii väga pole, heli on rohkem nagu sumbunud ja rohkem ainult on kuulda madalamat mütsumist ja tänu sellele on juba nii-öelda see heli tasakaalust väljas, sellepärast et ta on nii-öelda produtseeritud stuudios, kus kõrged, madalad ja mingisugused helid ja elemendid on omavahel ilusti tasakaalu nii-öelda krutitud, aga kui nüüd sealt kuskilt midagi maha lõigata, siis need enam tasakaalus pole ja see asi kõlab juba natukene inimkõrvale ebameeldivamalt. 320 kilobitine MP3 on siiski tänastes enamikes helisüsteemides suhteliselt okei formaat ja enamik tegelasi seal mingisugust suurt probleemi ei näe, aga jah, siiski tasub ka siin alati mõelda, kui suur on see helisüsteem ja mis kvaliteeti teilt sealt eeldatakse. Siis lisaks pakitakse MP3 veel natuke ka väiksemaks kokku. Üks levinud formaat, mis ka minu käest tihti on läbi käinud, on 256 kilobitine MP3 ja siin on veel ülemist otsa maha lõigatud. Nagu näha, siis siin on juba alla 20 kilohertsi, mis tähendab, et ütleme seal üle 30-aastase inimese kõrv üldiselt üle 20 kilohertsi nagu nii midagi eriti enam ei kuule, ehk siis tema jaoks polegi vahet, kas on 320 või 320 MP3 või siis tavaline WAV-fail, siis 256 kilobitisel on juba tegelikult ka, ütleme enamikele inimestele siiski erinevust tunda. Selles mõttes, et kõrged helid hakkavad juba üsna järsult nagu ära kaduma ja sumbuma ja mis tähendab, et alumise otsa helid on veelgi rohkem esile toodud, aga samas ülemise otsa sagedused on veelgi rohkem tahaplaanile jäetud, mis tähendab, et see helifail või see muusika, mida te kuulete, on veelgi rohkem nii-öelda tasakaalust väljas ja veelgi rohkem kõlab nii-öelda mürana teie jaoks. Nüüd lisaks on levinud ka 192 kilobitised MP3-d. 192 ja 256 MP3 on täna levinud eelkõige igasugustes illegaalsetes muusikaportaalides, muusikaalikates, torrentites ja nii edasi. Ehk siis osad muusikaportaalid pakuvad ka nende 256 ja 192 kilobitiste MP3-de ostmise võimalust, kuid mina soovitaks neid täiesti ignoreerida ja jääda alatiseks 320 juurde vähemalt. Lisaks võib siin võrdluseks vaadata ka 128 kilobitise kokkupakkimise astmega MP3 ja nagu näha, siis siin on juba veelgi rohkem sagedusi maha lõigatud. Nagu näete, siis siin on juba lausa alla 18 kilohertsi, kuhu see heli ainult ulatub. Ehk siis selles formaadis lugu või muusika või heliklipp kõlab juba üsnagi halvasti ja seda ei tohiks enam üleüldse kusagil ööklubis ega suures helisüsteemis mängida. Sest seal kõlab see lihtsalt ühe sukse ebameeldiva mütsumise ja mürana ja see muusika ei ole lihtsalt enam nauditav. Ja see väsitab lihtsalt inimese kõrvu. Nüüd siin allpool on ka võrdlus AAC failiga. Nimelt AAC fail on see faili formaat, mis on levinud iTunesis. Kui te ostate iTunesist mõne loo või mõne heliklipi, siis selle faili laiendiks, mis te sealt saate, on MP4. Ja MP4, seda kutsutakse ka AAC-ks. Ja MP4 on selline huvitav heliformaat. Näiteks kui see on 256 kilobitine fail, siis tema kvaliteet on ikkagi palju parem kui MP3-l. Ehk siis kui te vaatate siin 256 kilobitist MP3, siis siin on juba ülemine ots päris tugevalt maha lõigatud, aga kui vaatame seda 256 kilobitist AAC-d, siis siin on see ülemine ots ikkagi veel olemas. Ja täna iTunesis kättesaadavad failid ongi enamasti kõik 256 kilobitised AAC-d. Need failid on täiesti okei mängida juba siin, ütleme, sellistes keskmistes suurtes tavalistes helisüsteemis, olgu nendeks siis kas mingisugused
aktiivkõlarid või niisugused väiksemad kontserdilavad. Helifaile on võimalik analüüsida väga kiiresti ja lihtsasti programmiga nimega Audacity. Audacity on täiesti tasuta, vaba lähtekoodiga, töötab erinevatel platvormidel nagu näiteks Windows või Mac või Linux ja selle leiate, kui te kirjutate aadressiribale www.audacityteam.org või kirjutate lihtsalt Google'isse Audacity. Programm ise näeb välja selline lihtne, näitab teile lahti võetud heli kohta informatsiooni, kui pikk see on, te näete siin selle loo laineid ehk siis waveformi ja lisaks on siin võimalik ka lülitada ümber spektrogrammi vaatesse, kus te saate juba lähemalt uurida selle konkreetse heliklipi kvaliteeti. Selleks tuleb lihtsalt siin vasakul, kui te olete selle heli lahti võtnud, te näete siin 2 stereo riba, stereo tracki ja kui te nüüd valite siit kõrvalt sellest noolest, siis te näete siin alla näha waveform ja spektrogramm. Lülitage ringi lihtsalt spektrogrammi peale ja siin on näha täpselt need samad vaated, mida ma eelnevalt ka näitasin. Siin te näete hertse kõrval ja näete, kuidas see spektrogramm välja näeb, kuidas see heli välja näeb ja mis sagedusteni ta küündib. Tänan teid selle väikse videoklipi vaatamise eest siin. Ma loodan, et kõik oli arusaadav. Kui tekib küsimusi, siis jätke aga küsimused siia selle video või blogiposti kommentaaridesse. Aitäh!